Ma hakkasin teatud määral tegelema, ma olin 1 aasta, käisin Tallinnas koolis. 48–49. Ja siis seal ma puutusin otseselt spordiga kokku, nii et mul seal sõpru nagu ei olnud ja siis hakkasin proovima kõiki spordialasid. Riistvõimlemine, sel ajal nimetati seda niimoodi, siis käisin korvpallitrennis, hokitrennis, suusatrennis, aga niimoodi kuskil ma kaua ei pidanud vastu. Ja sellega siis seal nagu piirduski. Ja siis raadile tegime raja sisse, ja siis sinna tegime ikka 400 meetri normaalmõõdetega raja, mõõtsime välja, ise puhastasime, lumehanges panime uisud alla, tegime trenni ära ja isegi peeti seal mingid Eesti Vabariigi võistlused seal, sellel meie tehtud rajal. Kuna siin see Toomeorus nagu ei vastanud mõõdetele õigetele. Ja isegi siis sai tehtud mingisuguse paagi leidsime, et sinna tegime tule alla, vett täis ja kalts taha ja siis sai isegi enne võistlusi veel seda ära ikka tehtud nagu kord ja kohus. Aga muidugi raadil oli see mure jälle, et külmad ilmad olid, siis lõi praod sisse. Loodusliku jää peal ta ikka õiget asja ei saa. Ja siis nii palju ikka tulemusi oli, et käisime siis Nelijärvel laagris isegi. Eesti meistrid olid mingid aastad olid siis seal. Mul eriti suuri tulemusi sel ajal ei olnud. Juhtus selline asi, et ma olin spordiga nii palju hõivatud juba siis sel ajal. Suvel sõitsin ratast, hakkasin ratast sõitma. Juhan Suurmets oli Tartus rattamees ja siis see oli vist 50 või juba, hakkasin nagu 2 ala tegema. 49 või 50. Ja kuidagi juhuslikult saime kokku Tähtvere pargis ja ütles, et mis sa suvel teed ja ma ütlesin, et ei midagi teed, niisama ja tule trenni. Ütles, et ei tea ja proovi minu ratast, tal oli korralik võistlusratast ja andis minu ratast proovida ja muidugi hakkas meeldima ja siis hakkasingi trennis käima. Aga muidugi alguses ei olnud meil rattaid korralikke. Ma sain, siis ma mäletan kah spordiühingust kuskilt sain trekiratta, mis oli vist Läti päritoluga veel, kinnise jooksuga. Aga teistel oli jälle juba maanteerattad mõnel seal ja kes seal olid vanemad mehed, Suurmets muidugi ise ja Raid ja neid nimesid ei tule praegu hetkel meelde. Ja siis oli olukord oli selline, et kinnise jooksuga kogu aeg sõita tüütas ära. Siis ma sain kuskilt teada, et Tabivaras oli mingi vana mees, kellel oli kunagi Eesti ajal kah võidusõiduratas olnud. Siis otsisin selle mehe üles, midagi muud ma temaga ei saanud, sain selle tirri, mis paneb ratta jooksma, et ei ole kinnine jooksja. Sain 3 hammasrattaga, tähendab 3 käiku oli võimalik. Aga käiguvahetust muidugi ei olnud, siis tuli panna lihtsalt mingi, vähemalt ei olnud vaja kogu aeg ringi käia. Selline lugu ja siis pidurid ei ole jälle. Siis pidurid sai ise lennuki propelleri alumiiniumist siis välja nikerdatud. Leningradis oli üks suur, nimetati ekipaasiks seda, mereväe ekipaaž. Tohutu suured saareaegsed kasarmud ja seal oli, ma ei tea, üle 1000 mehe oli pidevalt sees. Kogu aeg toodi sinna kokku ja siis seal jaotati ära, seal olid jälle arstlikud kontrollid ja asjad ja siis jälle läksid väeosadesse minema. Ja ma olin seal juba vist nädal või paar isegi, tolknisime seal lihtsalt, mitte midagi teha ei olnud. Tsiviilriietus ja kõik niimoodi.
ja noh, et 5 aastat ja päris sünge tunne oli ja siis äkki tuleb üks sisse, küsib, kas spordimehi on. Noh, me olime Tartust kahekesi, Aar ja Heiki oli veel kah uisutaja ja temaga koos kukkusime siis. Ja kõik spordimehi on, siis tõstsime käed üles ja mis sporti teete, uisutame, no meil ongi uisutajat vaja. No ja siis juhtus niimoodi, et trenni, mõtlesin, no kuda me lähme trenni, et ei ole uiske ega mitte midagi, no ei ole. Siis anti mingid hokiuisud ja noh, et vaata, mingi Mitsman kaasa ja staadionil, kas üldse uisutada oskame. Noh, siis kopertasime seal natukene ja tuli tagasi, ütles, et jah, oskavad küll, mul vene keel oli ikka väga vilets sel ajal veel. Ja siis nendel Moskvas võistlused, mereväe esivõistlused Moskvas, kui paari nädala pärast või midagi nii pidi tulema. Seda ajavahemikku ma hästi mäletan. No 10 päeva vähemalt oli see veel enne. Ja siis anti käsk, et tellid omale uisud ja asjad lasti meil telefoni juurde ja sain siis koju helistada ja pandi bussi peale mul siis retuusid ja kampsuni, no mis vaja on, ühesõnaga. Uisud ka sain ja niisamuti see Aare-Heiki ja siis hakkasime trennis käima. Mitsman käis kaasas meiega, hommikul viidi trenni ja saime parema söögi peale ja